Ma loodan, et teie pühad möödusid rõõmsalt ja rahulikult ja olete nüüd valmis vastu võtma kõik, mis uus aasta pakub. Kombeks on praegust rääkida tulevatest sündmustest ja minagi räägin sellest, mis südame peal. Kevadel on Riigikogu valimised ja nüüd on õige aeg meelde tuletada, et valimised pole ilmtingimata seotud demokraatiaga. Perspektiivi jaoks on huvitav mõelda, kuidas autoritaarsed valitsused, krüptovaluuta äritsejad, poliitiliste parteide otsused ja partei rahastajad võiksid olla seotud Eesti valimistulemustega. Demokraatlik areng riikide seas pole sirgjooneline. Seepärast võis kunagine Suurbritannia peaminister Winston Churchill väita, et demokraatia on halvim valitsemisvorm, välja arvatud kõik teised, mida on proovitud. Purjusmehe seikluslik matk võib kirjeldada demokraatia riikide arengut. Nagu joodik malelaual pole alati võimalik ennustada, millises suunas ta astub, kas edasi või tagasi, paremale või vasakule. Ja oleks hea loota, et purjusmehe kõnnil on järjekindel triiv paremuse ja õigluse poole. Aga pole välistatud, et demokraatlikud riigid võivad samm-sammult astuda vaesusesse ja rõhumisse. Nagu üks vana ja klounilik poliitik kord ütles, demokraatia on nagu hüpped puudelt puule. Mõnikord võid jõuda kõrgele, mõnikord jääd alla, aga alati on see põnev matk. Selle ütluse juurde võib lisada, et mõnikord kukud ka puu otsast maha. Ettearvamutu poliitiline tuigerdamine on üks demokraatia tunnusmärkidest. Üks partei tõstab aktsiise ja teine partei, kui võimule tuleb, see alandab aktsiise. Partei vahetused sageli toovad suunamuutusi, vahel toetakse ettevõtteid, vahel perekondi, vahel riigikaitsekulutusi, vahel mitte. Siiski mõned suunad jäävad universaalseks. Poliitiku palgad kasvavad kiiremini kui inflatsioon ja valimisseadusi kohendatakse nii, et poliitikute ametist kõrvaldamine oleks järjest keerulisem. Kui sead ise oma küna ei täida, siis surevad nad nälga. Kui keeruline võib olla sigade küna eest peksmine, on kõigil teada. Poliitikuid, keda oleks pidanud ammu küna eest kõrvaldama, on palju, igas parteis. Aga eriti silmapaistev olid viimased sigadused USA-s, kus 2020. aasta presidendivalimiste ajal olid kandidaatideks ametis olev president Donald Trump ja endine asepresident Joe Biden. Kuigi valimisi võitis Biden, Trump ja tema toetajad kuulutasid välja alusetuid väiteid laialt levinud väljapettuste kohta ja väitsid, et valimised varastati Trumpilt. Fiktiivsed väited kulmineerisid 6. jaanuaril 2021. aastal, kui tungis rühm Trumpi toetajaid USA Kapitooliumi hoonesse, püüdes segada valimistulemuste kinnitamist kongressi poolt. Rünnak lõppes 5 inimese surmaga ja põhjustas märkimisväärset kahju Kapitooliumi hoonele. Siinkohal tahan rõhutada, et Ameerika demokraatia tulevik oli tasakaalus noaterav. Oleks võinud silmapilguga muutuda autokraatlikuks režiimiks, mille võim oleks valitud esindajatelt eemaldatud ja investeeritud ühte suurushullule. Demokraatia tugev külg võiks olla see, et valijatel on võimalik samme korrigeerida, tagasi astuda, teekonda muuta ja purjus mehe õiglasema teele suunata. Kas Donald Trumpi õnnestunud riigipööre oleks saanud tagasi lükata,
on vastuseta küsimus. Eriti kui arvestada, et ka 2 aastat hiljem on kongressi liikmeid ja osariikide seadusandlike kogude esindajaid, kes riigipöörde katsest endiselt toetavad. Oleme juba kogenud, kui raske on võetud otsuseid tagasi lükata. Malelaual tuigerdamine võib viia tupikusse, kus kohalt pole võimalik välja astuda. Suurbritannia rahvahääletus Euroopa Liidust lahkumise ehk Brexit teema on näidanud. Praegu enamik Briti rahvast peab veaks otsust Euroopa Liidust lahkuda, kuid tagasipääsuks on vähe lootust. Eesti võib ennast samuti tupikusse hääletada. Kas Putini rahaga toetatud Varro Vooglaidile antakse otsustada, kelle moraal valitseb koduseinte vahel? Kas meie poliitikud võtavad omaks Putini soov Ukraina pagulasi tõrjudes Ukrainat allistuma survestada? Kas valijad usaldavad teadlasi või Facebooki suunamudijaid? Valijad peavad olema oma soovidega ettevaatlikud, sest vahel soovid täituvad ja alati ei leidu tagurdamisteed. Mõnikord on valele teele asudes võimatu oma samme parandada. Õpetlik on meenutada COVID-olukorda Hiinas. Hiinas polnud kunagi olnud tõhusat vaktsiini ja vaktsiini asemel otsustas autoritaarne valitseja Xi Jinping COVID-i põdejad koonduslaagritesse sundida ja vahel isegi haigete korteri uksed kinni keevitada, et nad ei põgeneks välja teisi nakatama. Viha, mis tulenes Hiina Xinjiangi piirkonna lääneosas Urumqi linnas kinni keevitatud korteri maja põlengust, milles hukkus 10 inimest, viis rahva tänavatele mässama ja nõudma Hiina kommunistliku partei võimu kaotamist. Sellest tulenevalt leevendas Xi Jinping COVID-i karantiini nõudeid, kuid demokraatia, mille dikteerib massimeeleavaldus, ei pruugi olla lahendus. Tõhusa vaktsiini puudumine ja rangete karantiini meetmete kaotamine on toonud kaasa COVID-nakatuste ja surmajuhtumite järsu kasvu. Paljud surmajuhtumid kommunistliku partei juhtide seas. Praeguste hinnangute kohaselt sureb COVID-i piirangute leevendamise tõttu iga päev üle 9000 hiinlase. Põhjuseid, miks demokraatlikud otsused võivad olla kahjulikud, on rohkem. Mõnes olukorras võivad eriliste huvirühmade või rikkamate inimeste mõju moonutada demokraatliku protsessi ja viia otsusteni, mis ei ole üldsuse huvides. Õpetlik on FTX krüptoraha juhtum. Sam Bankman-Fried, FTX juhtivdirektor, andis tohutu panuse nii USA vabariiklaste kui ka demokraatlike parteide heaks. $40 miljonit kummalegi. Kui ta tõesti arvas, et ühe erakonna poliitika on riigi heaks parem, oleks ta seda erakonda toetanud. Sest ta toetas mõlemat osapoolt, siis on tõenäoline, et ta panustas oma ambitsioonide jaoks mõjuvõimu ostmiseks ja panustas mõlemale hobusele 2 hobuse võidusõidus. Tulemusena 8 USA kongresmeni saatsid väärtpaberi ja börsikomisjonile kirja, milles soovitasid mitte krüptorahasid uurida ega reguleerida. Ja nüüd hiljuti selgus, et Sam Bankman-Fried oli varastanud üle $16 miljard investorite raha, sellega kahjustades USA majandustaset. Sarnaselt mina pean Eesti partei rahastajaid sulideks, kui annetavad raha mitmele parteile. Seega näidates, et nende huvi pole mitte parem valitsus, vaid endale parim ärikeskkond. Mäletan mitmeid juhtumeid, kus meediamoogulid, kinnisvaratitaanid ja ehitusmagnaadid on panustanud mitmesse erakonda, tagades seeläbi nende kasumit, edu ja võimu ühiskonna üle. Erakonnad, mis võtavad raha vastu kelmidelt, kes kasutavad oma raha mõjuvõimu ostmiseks, on ebamoraalsed.
Parteid ei tohiks vastu võtta rahaallikatest, mis rahastavad mitut erakonda. Ja kui need avastatakse, peaksid nad raha tagastama või panustama heategevuseks. Mind segab ka valitsevate parteide distsipliin, millest olen ennegi rääkinud. Link on ekraanil ja videokirjelduses. Kui partei liikmed ei tohi hääletada oma arusaamade järgi ja sunnitakse hääletama koos oma partei juhtidega, see õõnestub demokraatia vundamenti. Pole mõtet ju istutada ja palgata 101 esindajat Toompeal, kui kõik hääletavad 4 või 5 parteijuhi positsiooni. Jürgen Ligi on väga kõnekalt väitnud, et peaministri ja partei juhtide positsioonid on kõikide erakonna liikmete poolt hoolikalt ja konsensuslikult üles ehitatud. On arvata, et Jürgen Ligi pole vaadanud või on unustanud minu videot rühma otsuste tegemisest ja ei tea, millistes küsimustes pole mitte ainult raske konsensust saavutada, vaid kuidas konsensuslikud otsused võivad olla lihtsalt valed, kehtetud, kasutud ja ebaolulised. Siin ka panin lingi ekraanile ja videokirjeldusse. Kui kõik partei liikmed lepivad kokku poliitikas, siis mina kahtlen nende ausust ja mõistust. Parafreesides Fakir Ishavardasit, kui poliitikud sülitavad erinevalt, pole tõenäoline, et nad situvad samamoodi. Kui Jürgen Ligil on õigus ja parteijuhid lihtsalt papagoivad seda, mida nende liikmed neile on öelnud, siis ma kahtlen nende marionettide legitiimsuses oma erakondi juhtida. Erakonna juhte, kes on nii sõnatud ja ebapädevad, et on vaja najatada erakonna liikmete jutupunktidele, pole kellelgi vaja. Ma pean rõhutama, et partei vales suunas purjuspäi jalutamine on kaootiline, kui otsuseid valitakse keskmistamise teel. Pöördun tagasi demokraatia kui purjusmehe juhusliku jalutuskäigu juurde. Selles kirjelduses on kaudne arusaam, et valesid pöördeid saab parandada. Kahjuks see pole alati nii. Venemaa on kinni sügaval Ukraina sõjakraavis. Poliitilised ja sõjalised asjatundjad väidavad, et Putini sõda lõpeb ainult siis, kui Putinil on tehtud lõpp. Mina pole selles kindel. Kui Venemaa president peaks homme aknast alla kukkuma, trepist alla komistama, saama surmava südamerabanduse, sooritama enesetapu, uppuma ujumisbasseinis või kogemata katsunud Novichoki või joonud poloomiumi teed, kas keegi tõesti arvab, et selline sündmuks muudaks Ukraina sõja käiku? Kremlis on Vladimiri toetajaid ainult käputäis kõrgemaid ametnikke. Dmitri Medvedev, Venemaa peaminister, Sergei Ivanov, presidendi täitevbüroo personali ülem, Anton Vaino, presidendi täitevbüroo personali ülema asetäitja, Sergei Naroshkin, välisluurete teenuste direktor ja Aleksander Portnikov, föderaalse julgeolekuteenistuste direktor. Kui Putin eemaldatakse presidendi kohalt, üks nendest 5 mehest oleks tema tõenäoline asendaja. Pole vähestki lootust, et ükski nendest suudaks ega tahaks sõda lõpetada. Putin tappis ohtlikud opositsioonipoliitikud. Kinni peetud poliitikutest pole ka lootust, sest oleks ju näotu vangist kurjategija võtta ja presidendi kantslisse istutada. Sarnane lugu on Iraanis. Iraani rahvas suhtub režiimi muutmisse ja munade valitsusest välja viskamisest nii kindlalt, et nad on valmis kannatama vangistust, piinamist ja surma. Kahjuks inerts valitsuses tähendab, et võiks pakkuda Iraani presidendi valimisi igal paaritu päeval, Iraani parlamendi valimisi igal paarispäeval ja kohalike omavalitsuste valimisi igal kuul, kuid see ei kõiguta raseerimata kleitides kaltspeade haaret riigis. Demokraatlikult valitud julma
vaimuliku režiimist pole võimalik demokraatlikult pääseda. Ja seni, kuni relvastatud hullud mullasid toetavad, pole muutust loota. Ja just selle tähelepanekuni tahtsin jõuda. Ega Eesti poliitika ei erine väga Venemaalt ja Iraanist. Eesti valitsused on ka demokraatlikult valitud. Oleme uhke, et parlamendivalimised toimuvad nagu kellavärk, kuigi vähesed on märganud, et presidenti pole rahval lubatud määrata. Veel vähem politolooge on avastanud, et ükskõik millist parteid valitakse, elusuund, majandus ja sotsiaaltingimused ja poliitikute koosseis ei muutu märguväärselt. Olen elanud Eestis umbes 25 aastat ja mulle jääb silma, et võimul olevate poliitikust saab lahti ainult surmaga. Ja isegi surm ei too personalivahetust. Edgari poeg töötab Riigikogus edasi. Kallaste dünastiad ei lõpeta skandaali kahtlusedega rasked haigused. Ja kui Siim lõpuks kaob, Kaja jääb edasi. 101 Riigikogu liikmetest on 3 Helmet. Kui Riigikogu koosseis ei muutu ja saadikud hääletavad üksmeelselt oma partei juhtidega, pole ju võimalik, et midagi muutuks. Poleks ju paha, kui joodik malelaual tuigerdaks paremuse poole, aga seda pole ka näha. Kokkuvõttes valitud rahvasaadikud pole suurt head korda saatnud. Eesti sisemajandus koguprodukt SKP 2020. aastal oli Eurostati andmetel ligikaudu 74% Euroopa Liidu keskmisest. Sisemajanduse koguprodukti kasvutempu 2021. aastal oli 4,5%, mis oli madalam Euroopa Liidu keskmisest, mis oli 5,1%. Eestis on ka teiste Euroopa Liidu riikidega võrreldes suhteliselt kõrge vaesuse määr. 2019. aastal oli riigi vaesuse määr 16,9%, mis ületas Euroopa Liidu keskmist. Sotsiaalsete näitajate poolest on Eesti oodatav eluiga Euroopa Liidu keskmisest madalam. 2020. aastal oli Eesti oodatav eluiga meestel 75,3 aastat, siis kui Euroopa Liidu keskmine meeste eluiga oli 78,1 aastat. Eestis on ka Euroopa Liidu keskmisest kõrgem töötuse määr. 2020. aastal oli riigi töötuse määr 7,1%, samas kui Euroopa Liidus oli keskmine 6,5%. 2021. aastal oli Eesti inflatsioonimäär 2,1%, mis oli palju kõrgem, ligi topelt kui Euroopa Liidu keskmine, mis oli 1,4%. Eelmise aasta jooksul minu rahakoti järele inflatsioonimäär on täiesti käest ära läinud. 2020. aastal oli gümnaasiumi lõputunnistustega või kõrgema haridusega Eesti elanikkonna osakaal 87,5%, mis oli jälle madalam Euroopa Liidu keskmisest, mis oli 89,8%. 2019. aastal oli Eesti Gini coefficient, sissetulekute ebavõrdsuse mõõt 29,3, mis oli kõrgem kui Euroopa Liidu keskmine 28,5. Eesti miinimumpalk on üks Euroopa Liidu väiksematest. Oleks töötasu proportsionaalne valitsemise kvaliteediga, siis oleks meie seadusandjates suhteliselt kõrged palgad aktsepteeritavad. Aga nagu just näidatud, valitsemine on igatepidi alla keskmist Euroopa Liidu taset. Kokkuvõttes näitavad need majanduslikud ja sotsiaalnäitajad, et Eesti jääb Euroopa Liidu keskmisele alla nii majandustoodangu kui inimese kohta, vaesuse määra, oodatava eluea ja töötuse määra osas. Kuid 2010. aasta andmetel maksime valitsemise eest iga saadikule rohkem kui riigid, kelle saadikud täitsid oma kohustusi paremini, majandades oma riike edukamalt. Oleme ausad, igal Eestimaa parteil on olnud võimalus esitada lahendusi sellistele sotsiaal- ja majandusolukordadele.
Kui nad ei ole varem suutnud lahendada sotsiaalseid ja majanduslikke küsimusi, pole põhjust arvata, et nad saavad ootamatult pädevaks sel aastal. Loengutes ma sageli rõhutasin, et tulevaste saavutuste parim ennustaja on varasemad tulemused. Varasemate tulemuste põhjal pole meil põhjust ühtegi neist 101 inimest valitsusse tagasi saata. Lubage, ma olen selge. Ei piisa sellest, et me ebakompetentsed, korrumpeerunud ja kelmid ametist välja hääletame. Me peame nad kõik ametist välja hääletama. Kui erakonna liikmetest välja vahetatakse alla 50%, tagab partei distsipliin, et kõik uued asendusliikmed hääletavad ikka ja jälle erakonna platvormide järgi. Kui soovite demokraatia purjusmehe kõnni suunda muudata, peate muutma kõik personali, kes on eelmised sammud määranud. Ja kui leidsite, et see video on huvitav ja informatiivne, oleksin tänulik, kui klõpsaksite meeldivaks ja ehk kirjutaks ka kommentaari. See aitab Facebooki ja YouTube'i algoritme, mis määravad, kui paljudele inimestele seda videot esitatakse.